Austatud Vabariigi president, daamid ja härrad, lugupeetud ettevõtjad. Viibisin siin samal galalaval täpselt aasta tagasi, aga lahkudes kustutasin ma tule. Täna sooviksin ma selle valguse tagasi tuua, aga mul on vaja just teie abi. Üheskoos palun lugegem numbrid ja teeme koos nipsu. Kas olete valmis? 3, 2, 1. Super! Ettevõtluses on lihtne midagi ära võtta. Ühe otsuse, ühe allkirja, ühe nipsuga. Aga midagi ehitada, kasvatada, valgust luua tulevikku, see nõuab kümnete, sadade ja saalitäite kaupa inimeste suurt panust ja ambitsiooni. Ettevõtlus ongi üks imelik nähtus. Seda on kõigile vaja, aga see ei ole alati kõigi jaoks. Aga just Eesti ettevõtjad seda teevadki. Me tuleme riigist, kus elanikke on vähem kui mõnes Euroopa suurlinna linnaosas. Aga ometi on siit tulnud ettevõtted, mille toodang ja tehnoloogia liiguvad üle maailma. Suuresti oli Eesti majanduse stardipakk ju 91. aastal, tunduvalt hiljem võrreldes meie naabritega mujalt Euroopast. Aga me oleme selle lühikese ajaga järgi jõudnud ja olgem ausad, me oleme nii mõneski valdkonnas ka ju mööda läinud. Kui soomlased on leidnud endale sõna sisu, siis mina arvan, et eestlastel peaks olema kasutuses rohkem sõna ambitsioon. Õigekeelsus sõnaraamatust järgi vaadates on seal pisut negatiivne selgituski, ahnus. Aga minu jaoks tähendab see siiski tahet midagi luua, midagi paremaks teha, võtta vastutust ja riske. Seesama ambitsioon on olnud oluline faktor, mis on toonud meid maailma tippu. Eestis on maailma suurim hulk startuppe ja ükssarvikuid elaniku kohta. Meie ettevõtlus ökosüsteem on suuruselt väike, aga mõju poolest hiiglane. Aga mitte ainult ükssarvikud ei hoia Eesti majandust püsti. Meil on ka tugev taustajõud, kui mitte öelda selgroog, tööstus, kelle töö on vaiksem, aga olulisus kindlasti mitte väiksem. Mul oli suur au eelmisel aastal vastu võtta Harju Elektri nimel aasta ettevõtte tiitel. Ja seda just ajal, mil tähelepanu viimastel aastakümnenditel on olnud just muudel sektoritel. Tööstus võib tunduda traditsiooniline või isegi igav, aga ma võin kinnitada, igavust meil tihedas konkurentsis tunda ei lasta. Meie tooted on keerukad, kõrge lisandväärtusega ja erinevalt startupidest tuleb raha põletamise kõrval ka püsivalt kasumi teenimisele pühenduda. Aga mis toob valgust Eesti majandusse? Lubage mul välja tuua 3 mõtet. Esiteks, ambitsioon teha koostööd. Segagem kokku erinevate valdkondade parimat know-how'd, tootmine ja IT, disain ja inseneeria, rohetehnoloogia ja metallitöö. Just sellised ootamatud seosed toovadki meile uued ekspordi edulood. Teiseks, ambitsioon vaadata kaugemale. Mitte ainult Baltikum, Skandinaavia, vaid kogu maailm peab olema koduturg meie toodetele ja teenustele. Ja kolmandaks, ambitsioon kasvatada järelkasvu. Meie tuleviku valgus istub täna koolipingis. Ettevõtluspisik, inseneriharidus, lai silmaring, need ei tule iseenesest. Seda peame just meie ettevõtjad nakatama. Ja mul on siiras rõõm, et Eestis alustati esimesena maailmas juba algkoolides AI õpet noortele ja seda saadab kõige kõrgem tugi riigis, Vabariigi president ja tema meeskond. Aplaus! Ma usun ja ma tean, et Eesti ettevõtluse tulevikku ootab valgus. Kuid seda valgust ei too ükski uus seadus ega uus maks, toetusmeede ega välisinvesteering. Selle loome meie ise
koostöö, julguse ja ambitsiooniga. Vivat Crescat Floreat Eesti ettevõtlus!